siiralt usume, et Ara küla on üks tore koht ja kõigil on võimalus siin kaasa lüüa ja luua uusi toredaid elamusi, mis pakuvad meie kohalikele ja meie küla külastavatele inimestele vahvaid kogemusi. Ara küla selts loodi 5 aastat tagasi. Võikski öelda, et selle külaseltsi vajadus algas tegelikult meie raamatu tegemisest. Ara lood on tegelikult juba kaua aega olnud nii-öelda sahtlite põhjas ja kui mööda küla ringi käia ja oma esivanemate käest kuuldud kõik kokku panna, siis on tegelikult neid lugusid ja põnevaid asju väga-väga palju. Ja raamatuga seoses hakkaski nagu kuidagi see külaelu natukene liikuma ja tänu raamatule saigi külaselts loodud. Ja peale seda, kui raamat meil tehtud sai, siis hakkaski mõte liikuma, aga et mis nüüd edasi, et hakkame ikkagi nagu veel midagi tegema. Et siis oligi juba järgmine jutt see, et Ara hakkab saama 440 aastat vanaks esma mainimisest. Ja siis me põhiliselt hakkasime kohe sellega tegelema. Ma olen Vello Süda ja olen praegu Ara külavanem. No, küla on püsinud 440 aastat tänu sellele, et ta on kogu aeg arenenud. Ara küla on muidugi looduse poolest väga kaunis küla ja inimesed on ka väga sõbralikud, toredad igatepidi. Ainult, kes Ara sadamaski käivad, eks ole, Euroopast tohutult palju neid mootorrattaturiste ja teisi turiste ka. Aga nad jäävad nagu poolest külast ilma, selleks, et küla läheb mööda mere äärt edasi ja seda ilusat külaosa, mis on, seda nad ei näe. Meie näidend kannab nime Kosja kaup ja kuidas nõiaks saab. Nende vanade kunagiste näitemängude taaselustamise mõte tuli väga nagu mitmelt poolt ühtepidi, kui me hakkasime arutama, et mida me seal küla aastapäeval siis teeme. Et mis seal siis võiks olla ja siis minu meelest Lii ütles, et tema on kuulnud, et seal Harra saarel olid mingid näitemängud. Ja siis mina läksin Enn Kirsmani juurde ja hakkasin temal siis seda rääkima, et kuuled, et te kavandate midagi seoses meie küla kunagi olnud näitemängudega. Ja siis Enn Kirsman ütles, et jah, et ta leidis raamatutest, nii siis selle, mis oli see 142 aastat tagasi selle Kosja kauba, kui ta leidis ka need, mis olid siis veel 10 aastat hiljem, see 132 aastat tagasi mängitud seal meie Ara saarel. Siis mingi hetk ütles tegelikult, ma mäletan, kas oli Kuusalu rahvamajas, kui Enn ütles, et meil on ikka nii teised mõtted, tehke ise. Ja siis see tundus nii absurd, et mis mõttes. Aga siis hakkasime mõtlema. Ma soovin, et inimesed jätkaks samas vaimus, kui siiamaani korraldaksid pidusi, kokkusaamisi ja head läbisaamist ja ettevõtlikkust oleks noortel, nõnda, et see asi areneb ikkagi teistmoodi, noored mõtlevad kui meie vanad inimesed. Kui nüüd vaadata seda üritust, mis meil oli laupäeval, tagasi mõeldes sellele, siis ma arvan, et need lood kestavad igavesti.